väga mugav ja lihtne lahendus, kuidas koduaias kaitsta oma puuvilja ussitamise eest, on paigaldada sellised Green Protecti feromonpüünised oma viljapuude külge. Ja siin ühes pakendis, siit sa leiad sellise väikse majakese, mida on hästi lihtne kokku voltida ja seal sees on ka 2 liimriba ja 2 väikest feromonkapslit ja muidugi ka väike traadijupikene, millega see siis siia viljapuu külge kinnitada. Siin on 2 liimriba ja 2 feromonkapslit just selleks, et sa saaksid seda väikest volditavat majakest terve hooaja vältel töös hoida. Ja ta töötab selliselt, et ta on sisuliselt lõhnapüünis. See feromonkapsel on väga ahvatlev isas liplikale ja kui ta seda lõhna tunneb, siis ta arvab, et siin väikse majakese sees on emas liplikas teda ootamas. Aga tegelikult see liimriba püüab ta kinni ja tänu sellele ei saa nad sigida ning tänu sellele ei ole sinu aias rohkem neid järglasi, kes saaksid ka sinu puuvilju kahjustada. Sa võiksid selle paigaldada kuskil umbes silmade kõrgusele ja kui sul on võimalik, siis paigalda see lõuna või lääne küljele, sest on kindlaks tehtud, et nende silmakaartes on sageli mähkurite kahjustus kõige suurem. Et kahjurid ise on sellised hallid, hästi tagasihoidliku välimusega väiksed liplikad, aga mähkurid teevad väga palju kahju ja just näiteks, kui nad munevad oma munad viljahakatiste peale ja kui tegemist on ploomiga, siis isegi kollane ploom muutub natukene sinakaks ja lihtsalt variseb maha. Ja hiljem ikkagi, kui vili on saanud ka valmida, siis sa lihtsalt näed seal sees sellist väikest ussikest roomamas, mis muidugi meie kui hobiaedniku jaoks on kurb hetk, sellepärast, et me oleme ju vaeva näinud, me oleme need istikud istutanud, neid väetanud, neid hooldanud, neid lõiganud ja kui on aeg käes ikkagi selle saagi nautimiseks, siis me ei taha ju, et mingisugune väikene ussikene meilt selle rõõmu ära võtaks. Nii et parim aeg neid hoida oma viljapuude küljes ongi maist kuni juunini, sellepärast et selle aja sees on mähkurid kõige aktiivsemad. Ja oma aias ma olen näinud, et nad on suhteliselt tõhusad selles mõttes, et enamus minu saak saab ikkagi päästetud. Ja teine positiivne omadus nendel liimpüünistel on see, et isegi kui sa veel ei tea, kes sinu aias sinu viljapuid kahjustab, siis see liimriba aitab ka seda olukorda monitoorida, isegi kui sa ise neid kahjustajaid ei tunne. Tänu sellele, et nad on sinna liimribale kinni jäänud, sul on võimalik näiteks üles pildistada ja siis näiteks spetsialisti käest ka küsida abi, et täpsemalt ära määrata, kellega tegemist on. Mina lähen riputan need väiksed majakesed veel ka õunapuude ja oma ploomipuude külge, aga sinuga kohtume järgmises videos.